tere! Me jätkame oma reisi Liibanoni religioossel maastikul. Me oleme siiamaani rääkinud kristlusest Liibanonis, erinevaid kirikuid vaadanud, ida-ortodokset kirikut, orientaalset kirikuid, mitmeid erinevaid katoliku kirikuid ja kristluse osas on jäänud veel vaadelda protestantlikke kirikuid Liibanonis. See on suhteliselt väike teema võrreldes eelnevaga, aga siiski ma püüan siin anda lühikese ülevaate sellest. Niimoodi, ma alustaksin selle sama vana tabeliga 1943. aasta rahvuslikus kokkuleppes ära mainitud 18 erinevat usundit, religiooni ja siin on olemas evangeelsed protestandid. No see sõna evangeelsed, see on tegelikult sama sisukas nagu näiteks teiste kirikute nimes ortodoksne või õigeusklik. Justkui oleks olemas mitte õigeusklikud või kirikud, kes ei pea ennast õigeusklikeks, see tähendab ortodoksideks, ja samamoodi on üsna raske ette kujutada kristlikku kirikut, kes sisuliselt ei toetuks evangeeliumile, see tähendab, et ei oleks evangeelne. Meil oli juttu varem sellest, et 17. 18. sajandil tegutsesid Lähis-Idas, kaasa arvatud Liibanoni territooriumil või sellel territooriumil, mis hiljem sai Liibanoni vabariigiks, ja tegutsesid Rooma katoliku missionäärid, erinevad ordud. Mõnevõrra hiljem jõudsid sellele alale ka protestantlikud missionäärid, eelkõige just nimelt inglisekeelsetest maadest ja suuremalt jaolt Ameerika Ühendriikidest. Nii et kusagil umbes aastal 1820 hakkaski Liibanoni saabuma Ameerika missionääre ja selle taga oli niisugune Ameerika missioniühingute liit nagu Ameerika välismissioni nõukogu. See oli niisugune Ameerika organisatsioon, mis koondas enda alla erinevate kirikute missionääre, aga need kirikud olid üsna lähedased ja eelkõige oli tegu presbüüterlaste ja kongregatsionalistidega. Mõnevõrra hiljem saabusid Liibanoni ka baptisti missionäärid, nii et esimesed protestantlikud kogudused selle Ameerika nõukogu alla kuuluvate missionääride poolt rajati kusagil 19. sajandi keskel, baptistide esimesed kogudused 1890. aastatel. Muidugi need ei olnud ainsad missioneerivad institutsioonid, baptistid ja kongregatsionistid, presbüüterlased, ka mitmed teised protestantlikud kirikud alustasid siin missionit. No siin tuleb nimetada näiteks adventiste, siin saab nimetada kveekereid ja mitmeid teisi kirikuid. Suurem osa protestantlikke kristlasi, suurem osa protestantlikke kogudusi on organiseerunud niisugustesse liitudesse, kiriklikesse liitudesse. Üldse võib öelda, et hinnanguliselt on Liibanonis umbes 48 000 protestanti. Kõige tuntum, kõige silmapaistvam organisatsioon kannab nimetust Rahvuslik Liibanoni Evangeelse Kiriku Liit.
rahvuslik Liibanoni evangeelse kiriku liit. Seal on, sinna kuuluvad just nimelt USA missionäride poolt rajatud kogudused ja need on presbüteriaanlikud või kongregatsionalistlikud kogudused. Kes on presbüteriaanid, kes on kongregatsionalistid? Need on üsna, need kaks, nimetame neid konfessioonideks, need on väga lähedased konfessioonid. Nad mõlemad kuuluvad reformeeritud traditsiooni, reformeeritud traditsiooniks, reformeeritud kirikud, need on need, mida mõnikord nimetatakse kalvinistlikeks kirikuteks. Küllap te teate seda, et reformatsiooni käigus 16. sajandil kujunesid välja päris mitmed, aga nii mõnedki erinevad suunad, nagu siin Eestis kõige tuntum luterlus, Inglismaal, Suurbritannias anglikaani kirik, mis on erinev luterlusest, ja samuti kujunes välja ka reformeeritud protestantlus, mis erineb nii anglikaani kristlusest kui ka luterlusest. Ja kui ma ütlesin, mõnikord nimetatakse seda ka kalvinismiks, paljud reformeeritud kristlased ei ole väga õnnelikud selle nimega, sellepärast et reformeeritud suund, reformeeritud traditsioon on laiem kui ainult kalvinism. Seal on teised alarühmad, suunad, voolud, kes tegelikult mõnevõrra distantseerivad ennast Calvini teoloogiast ja seetõttu, kuna neile kõigile see ei meeldi, siis ma eelistan nimetust reformeeritud traditsioon. Ja need mõlemad kristlikud konfessioonid, keda ma nimetasin, presbüteriaanid ja kongregatsionalistid, kuuluvad sellesse reformeeritud traditsiooni, nende teoloogia, nende vagadus on üsna sarnane. Presbüteriaanlus tekkis või presbüteriaanlikuks nimetatakse seda suunda, mis sündis Šotimaal ja mis levis ka Inglismaal Inglise kodusõja ajal niisuguse erilise dissidentlusena. Nagu see nimi isegi ütleb, presbüteriaanlus, presbüterkoguduse vanemad etendavad seal olulist rolli. Kongregatsionalism on see reformeeritud suund, mis tekkis eelkõige Inglise puritaanlusest ja kongregatsionalism erineb, nagu ma ütlesin, teoloogia vagaduse poolest suurt ei erinegi teistest reformeeritud suundadest, aga ta erineb teistest selle poolest, et seal iga kogudus, iga kongregatsioon peab ennast täiesti iseseisvaks, otsustab kõik asjad ise, ta ei ole niisuguse, paljusid kogudusi haarava kiriku organisatsiooni osaliseks. Mõlemad, presbüteriaanlus ja kongregatsionalism on olnud väga edukad, eriti Ameerika Ühendriikides ja kui ma nimetaks teile võib-olla hetkel maailmas kõige tuntuma presbüteriaanlase või inimese, kes peab ennast presbüteriaanliku kiriku liikmeks, siis on see praegune Ameerika president, kes vähemalt ametlikult kuulub presbüteriaanliku kirikusse, Šoti päritoluga kirikusse. Niisiis ma nimetasin, et on olemas rahvuslik Liibanoni evangeelse kiriku liit, on olemas veel teine üsna sarnane organisatsioon, Süüria ja Liibanoni rahvuslik evangeelne synod. Mõlemad, kumbki neist ei ole eriti suur, sinna paremal juhul kuulub võib-olla paarkümmend kogudust. On olemas veel Liibanoni
baptistide evangeelne konvent, isegi natuke väiksem kui need presbüteriaanlikud või reformeeritud kirikud, kuskil umbes 1600 liiget. Nagu ma ütlesin, need kogudused ei ole eriti suured ja nad võib-olla ei paistakski eriti välja Liibanoni religioossel, hariduslikus maastikul nad paistavad välja oma üsna paljude koolidega. Ja mitte ainult tavaliste koolidega, vaid ka ülikoolidega. Maailmas üsna tuntud on Beiruti Ameerika ülikool. Mis vähemalt selles valdkonnas, mille vastu mina olen siin viimased aastakümned huvi tundnud, on märkimisväärseid saavutusi. On tal selles valdkonnas, neil on oma kirjastus, mis annab üsna head erialast kirjandust välja. See on just nimelt Ameerika kongregatsionalistide rajatud ülikool. Õppekeel on seal inglise keel, üliõpilasi kuskil umbes 10 000. Teine peaaegu sarnase nimetusega on Liibanoni Ameerika ülikool, mis on presbüteriaanide poolt rajatud. Mõlemad on nad alguse saanud 19. sajandil, alguses väikeste kolledžitena, aga siis on nad nagu kasvanud ja teatud hetkel hakanud ülikoolideks. See Liibanoni Ameerika ülikool on umbes sama suur kui Beiruti Ameerika ülikool. Nii, peale nende kirikute ja kiriklike organisatsioonide, mida ma siin nimetasin, on olemas veel ka mõned niisugused rahvuslikud protestantlikud kirikud. Nii näiteks on Liibanonis olemas Armeenia evangeelne kirik. Armeenia evangeelne kirik on tegelikult ülemaailmne, nii nagu Armeenia kogukondi on üle maailma, nii on ka Armeenia evangeelse kiriku liikmeid üle maailma. Neid hinnatakse umbes, et on 250 000 evangeelset armeenlast. Enamus neist muidugi mitte Liibanonis. Aga Liibanonis neid on kuskil umbes 25 kogudust, aga need 25 kogudust ka on suutnud käivitada oma ülikooli, nii et on olemas Armeenia ülikool Beirutis, just nimelt selle evangeelse kiriku sfääri kuuluv. Liibanonis on hinnanguliselt kuskil 5-6 tuhat Armeenia evangeelset kristlast. Siis on olemas üks väga imelik või isemoodi Armeenia kirik nimega Armeenia vennaste kirik. Inglise keeles see Armenian Brotherhood Church, mis on kunagi sellest evangeelsest kirikust lahkunud ja võiks öelda, et see vennaste kirik on veelgi piibellikum kui see Armeenia evangeelne kirik. Ta on tunduvalt väiksem, üle maailma võib olla kuskil 50 000 liiget üldse, Beirutis muidugi vähem, seal on üks kogudus. Aga ka assüürlastel on oma evangeelne kirik olemas. See on kunagi 19. sajandil assüürlaste aladel, eelkõige Iraagi aladel tekkinud presbüteriaanide missiooni tulemusel. See kirik sattus Liibanoni lihtsalt põgenikena, meil on varem sellest juttu olnud, et assüürlaste põgenikke on tulnud erinevatel aegadel pagulastena Liibanoni ja nendest on siis tekkinud ka, või õigemini, need on need Assüüria evangeelsed kristlased, kes on siia saabunud
Iraagist. Assüürlastel on veel teinegi protestantlik kirik, on olemas Assüüria nelipühi kirik. Minul igatahes informatsiooni selle kohta ei ole, et nad tegutseksid ka Liibanonis. Ja lõpuks eelviimasena ma nimetaksin Süüria evangeelset kirikut Beirutis. See on ka pagulaste kirik, see kirik ise on sündinud Aleppos ja sattunud siia põgenike kirikuna. Ja protestantluse lõpetuseks, kui me rääkisime Terra Sanctast, siis oli meil juttu sellest, et terves Lähis-Idas on olemas anglikaani kiriku peapiiskopkond, mida anglikaani kirikut väljaspool Inglismaad nimetatakse tavaliselt episkopaalseks kirikuks ja nii on ka siis Liibanonis Beirutis olemas kõikide pühakute episkopaalne kirik. See ongi kogudus, mitte kirikuorganisatsioon, kogudus, mis kuulub Jeruusalemma peapiiskopi alla. See oleks olnud lühikene ülevaade üldse protestantlusest Liibanonis. Luterlasi minu teada ei ole Liibanonis olemas luterlikke kogudusi. Nii, see oleks nagu kõik kristlastest Liibanonis ja me läheksime edasi nüüd islami juurde, islam Liibanonis. 2024. aasta hinnangu kohaselt oli Liibanoni elanikkonnast natuke üle 53% olid moslemid, kristlasi oli pisut üle 41% ja druuse veidi üle 5%. Ma olen seda maininud ka, et viimane ametlik ja korra kohaselt läbi viidud rahvaloendus Liibanonis oli 1932. aastal ja kui see hinnang 24. aasta kohta, eelmise aasta kohta enam-vähem õige on, siis muidugi võib näha, kuidas moslemite osakaal on üsna oluliselt, võtame niimoodi, kriitiliselt suurenenud. 1932 oli moslemite osakaal 41% ja kui Liibanoni vabariik sündis, siis võiksime öelda, et esimest viiulit mängisid seal kristlased, kes rajasid kogu selle poliitilise struktuuri seal sellele eeldusele, et meid kristlasi on rohkem. Meil peab natuke rohkem võimu olema. Aga nüüd on see tasakaal paigast ära läinud, nüüd on moslemeid rohkem ja Liibanoni käsitluse lõpus on mul plaanis veidikene tutvustada seda kurikuulsat Liibanoni kodusõda ja selle kodusõja üks niisuguseid põhjuseid, lähtekohti ongi olnud see tasakaalu või see tasakaalu muutus, see religiooni statistika muutus eelmise sajandi jooksul. Moslemite suurele protsendile ja moslemite osakaalu suurenemisele on kaasa aidanud mitmed protsessid. Üks on see, et Liibanoni on tulnud viimase 100 aasta jooksul üsna palju pagulasi ja nendest pagulaste kõige suurem osa on moslemid. Moslemid on seal tunduvalt rohkem kui kristlastest pagulasi. Neid pagulasi on tulnud nii Palestiinast kui ka Süüriast ja mujaltki. Teine oluline tegur
moslemite osakaalu kasvamisel on ilmselt see, mille kohta öeldakse, et Beirut on väga suur sadamalinn, ekspordi-impordi linn ja suurim väljaveoartikkel Beiruti sadamas on inimesed, põgenikud või emigrandid, kes lahkuvad Liibanonist ja see protsess sai alguse juba kusagil 19. sajandil teisel poolel ja selles lahkujate, äraminejate osas on kristlaste osakaal tunduvalt suurem kui moslemite osakaal. See tähendab, moslemeid on rohkem juurde tulnud, kristlasi on jälle seda rohkem ära läinud. Niimoodi. Selles 1943. aasta konfessioonide loetelus, mida ma siin alguses ka näitasin, siin on ära toodud 5 erinevat rühma moslemeid. Sunnid, 12. imaami šiidid, alaviidid, ismailiidid ja druusid. No vist kuskil mainisin ka seda, et moslemitel, eriti moslemipoliitikutel on kombeks, kui esitatakse religiooni statistikat, siis võimaluse korral ka druusid moslemite alla panna, kuigi moslemid ise või druuside teoloogia ise rõhutab seda, et nemad ei ole moslemid. Sellest, miks druuside teoloogia rõhutab seda, et nemad ei ole moslemid, sellest ma räägin natuke pikemalt siis, kui me druuside juurde jõuame. Nii et kuigi Liibanoni moslemipoliitikud panevad druusid ka oma mütsi alla, siis mina siiski austan druuside enda arvamust, et nemad ei ole moslemid. Niimoodi. Siin on sunniidid ja kolm šiiitide konfessiooni, sest alaviidid ja ismailiidid on šiiitluse allrühmad, šiiitluse arud, nii nagu ka 12. imaami šiiidid. Populaarteaduslikus kirjanduses räägitakse tavaliselt sellest, et islamis on 2 erinevat haru, 2 olulist haru. On sunniidid ja šiiidid. Tegelikult asi ei ole päris niisugune. Kui tahta väga üldiselt rääkida, siis on 3 haru. Islamis on 3 suurt haru. Ma siin ei hakka seda arutama, et kus kohast lähevad nende piirid, sest kui hakata otsima piire näiteks sunnide juures, siis kui te mäletate, Terra Sancta puhul oli meil juttu Ahmedija islamist. Kas Ahmedija islam kuulub sunnide juurde või mitte? Osa õpetlasi ütleb, et nad on üks sunni erakond, üks sunni haru. Teised ütlevad, ei, nende arusaamad on hoopis teistsugused kui teistel sunnidel. Nii et nende 3, õigemini nende 2 sunniitluse ja šiitluse piirid on, kui minna kuskile äärealadeks, lähevad häguseks, kus on mitmeid gruppe ja rühmitusi, kelle puhul on väga raske öelda, kas nad kuuluvad sinna sellesse kasti või mitte. Mõnevõrra lihtsam on ibadiitidega, keda tavaliselt populaarteaduslikus kirjanduses ei tunta. See on väga väikene ja sama vana kui šiitlik ja sunniitlik islam, väga väikene rühmitus ja ma Liibanoni kontekstis pole mõtet temast rääkida, sest Liibanonis ibadiit ei ole. Ibadiidid on Pärsia lahe äärsetel aladel Zanzibaris ja mõned ka hajusalt kusagil Põhja-Aafrikas. Aga praegu me ei hakka pikemalt seda
mõne hetke pärast ma korraks nimetan, kust kohast nad ilmselt on pärit, kuidas nad on tekkinud, aga nende pikem käsitlus tuleb veel kunagi hiljem. Siin on ka veel alaviidid ja ismailiidid, kaks šiiitluse allharu. Neid ma ei hakka käsitlema Liibanoni kontekstis. Nii nagu kui me vaatasime Terra Sanctat, siis ma mainisin ära, et seal on ka druusid, aga ma ütlesin, et druuse me käsitleme Liibanoni all, sest Liibanon on see druuside niisugune ajalooline kodumaa. Süüria on alaviitide ajalooline kodumaa, vähemalt teatud ajaloolisest faasist alates, ja nad on Süürias mänginud olulist rolli. Liibanonis on alaviite kuskil orienteeruvalt umbes 100 000. Kui just hädavajalik on, siis ma võib-olla mõnes kohas veel mainin neid, aga ma ei hakka neid eraldi käsitlema. Ja ismailiite vaatamata sellele, et nad on selles suures ja uhkes nimekirjas, on minu informatsiooni kohaselt Liibanonis kuskil maksimaalselt 200. Et ma neid ei hakka ka eriti käsitlema, aga neid tuleb natuke käsitleda siis, kui me druuside juurde jõuame. Nii et praegu ma alustan siin sunniitlusega ja siis edasi läheme šiiitluse juurde. Sunniitluse ja šiiitluse jagunemisega, harunemisega, islami harunemine kahte suurde. Ibadiidid ei ole suur haru, see on väike haru, aga kahte suurde harru. Ma tuletan pisut meelde, varasemates loengutes on ka sellest kunagi juttu olnud, islami harunemisest, aga ma natuke tuletan meelde seda ajaloolist protsessi ja püüan tuua mõned tegurid, mis seda mõjutasid. Aastal 632 suri Muhammad, suri prohvet Muhammad ja tema surma järel tekkis muidugi küsimus, kes saab tema asetäitjaks, kohusetäitjaks, locum tenentsiks, araabia keeles kaliifiks, kes saab kaliifiks. Ja üks kandidaat, kes oli Muhammadi perekonna, õigemini osa perekonna poolt kindel kandidaat ja nende arvates ainuvõimalik Muhammadi järeltulija ja kaliif oleks olnud Ali ibn Abi Talib. Tavaliselt tuntakse ta ainult tema selle eesnime Ali järgi. Ali, kes esiteks oli ta prohvet Muhammadi nõbu. Kas te teate, kes nõbu on eesti keeles? Ma ei tea, kas tänapäeva inimesed teavad neid vanu perekondlikke termineid. Nõbu ja sõtse ja lell ja nii edasi. Nõbusid on hästi palju, nad on kõik, minu nõbud oleksid kõik minu isa, vendade, õdede lapsed ja õed ja vennad ja emapoolsed õdede, vendade lapsed. Ali oli Muhammadi nõbu, see tähendab tema isa, venna, poeg. Samast Indoeuroopa tüvest on vist tulnud sõna nepotism ka, peaks olema. Nii vähe kui ma Indoeuroopa etümoloogiat tean, sest see nõbu ei ole vist soome-ugrikeelne sõna, ta peaks olema vist Balti laen, see on Indoeuroopa keeltest pärit. See on mu oletus, võib-olla ma eksin siin, aga ma ei ole filoloog, ma võin vabalt eksida selles osas. Aga vähemalt tundub mulle niimoodi.
aga ta oli veel rohkem Muhammadiga seotud, ta oli ka Muhammadi lemmiktütre abikaasa, Fatima abikaasa. Ja ta oli üks Muhammadi lähemaid kaaslasi üldse pika aja jooksul. Pea algusest peale üks esimesi. Aga pärast Muhammadi surma teda ei valitud, valiti kaliifiks Abu Bakr. Abu Bakr, ta oli ka Muhammadiga seotud, ta oli esiteks Muhammadi kaaslane, lähedane kaaslane ja teiseks oli ta Muhammadi äi. Muhammadi teisest abielust. Kui loomulikult see ei rõõmustanud seda osa moslemitest, kes oleks näinud meelsasti usklike juhina Alid. Kui nüüd Abu Bakr ära suri, siis suri voodil määras ta oma järglaseks Umar. Jällegi pahandas see Ali pooldajaid. Ja kui Umar ära suri, tõsi, ta ei surnud, ta tapeti ära. Kui Umar ära tapeti, siis sai usklike juhiks Utman. Jällegi oli Ali kõrvale lükatud. Utmanil on üsna oluline roll islami kujunemisel. Tema ajal kodifitseeriti ära Koraani tekst. Koraanist, nii nagu tihti pühade kirjade sündimise algfaasis oli, Koraanist oli mitmeid variante erinevates piirkondades. Tema lasi koostada nii-öelda normaalteksti ja kõik teised Koraani variandid tuli ära hävitada. Sellest ajast peale on Koraanist ainult üks unifitseeritud tekst olemas. Utman ei olnud väga populaarne moslemite hulgas. Üks põhjus või üks olulisi põhjuseid oli lisaks sellele, et ainult üks Koraani variant kuulutati pühaks kirjaks. Teiseks põhjuseks oli see, et ta olevat tähtsatele kohtadele oma sugulasi edutanud. Igatahes tema vastu tekkis moslemite hulgas vaen ning mässajad tapsid ka tema ära. Ja nüüd neljandaks kaliifiks valiti siis lõpuks Ali. Neid nelja esimest kaliifi peetakse islamimaailmas, täpsemalt sunniitlikus maailmas neljaks õigesti juhitud kaliifiks. Nende puhul kasutatakse ka araabiakeelset terminit Rashidun, kaliifid, 4 õigesti juhitud, Jumala poolt õigesti juhitud kaliifi. See oli vähemalt sunniitliku mõtlemise kohaselt, see on see islami kuldajastu, kui kõik asjad toimusid õigesti, kui kõik oli hästi, kui kõik olid rõõmsad, see oli see kuldne muinasajastu, mis teistelgi rahvastel on olemas. Ali ei olnud sugugi kaua aega kaliif. Ta sai kaliifiks 56. aastal ja 5 aasta pärast ka tema tapeti. See tähendab seda, et nendest 4 Rashidun kaliifist, õigesti juhitud kaliifist, 3 tükki tapeti
tapeti ära ja vähemalt 2 tükki nendest mõrvadest olid sooritatud moslemite poolt. Nii et kui niimoodi kriitilisemalt või realistlikumalt vaadata seda kuldset ajastut, siis see oli, kogu see lugu hakkas peale üsna kurvalt tegelikult. Aga Ali lõpp ei olnud Ali mõrv ei olnud mitte ainult üksiknähtus, vaid tegelikult see toimus islamimaailma esimese kodusõja kontekstis. Esimene kodusõda. Üldse 7. sajandil toimus kaks islami sisest kodusõda, mille käigus see suurem lahknemine sunniitluseks ja šiiitluseks ja tegelikult selle kolmanda väiksema haruga ibadiitide eraldumine toimus samuti nende kodusõdade kontekstis. See esimene kodusõda oli ühelt poolt Ali pooldajate ja teiselt poolt eelmise kaliifi Utmani perekonna ja pooldajate vahel. Ma mainisin seda, et Utmanile heideti ette seda, et ta tähtsatele kohtadele, väejuhtideks, piirkonna ülemateks, etc. määras oma perekonna liikmeid. Ja kui nüüd Utman ära tapeti enne Ali kaliifiks saamist, siis tegelikult tema suguvõsa oli juba üsna laialt levinud ja neil oli üsna suur võim käes. Ning pärast Ali saamist kaliifiks saigi alguse see esimene kodusõda tema pooldajate ja Utmani pooldajate vahel. Selle sõja käigus, sõja alguses püüdis Ali seda lahingutegevusi vältida ning alustas läbirääkimisi oma vastastega, et rahu sõlmida ja see, et ta pidas nendega läbirääkimisi, see ärritas väga palju teatud tema pooldajaskonda. Ali pooldajaskonnas oli terve hulk inimesi, kes vaatasid, Ali peab läbirääkimisi, aga tegelikult on ju Jumal see, kes peab otsustama ajaloo käigu. Ali ja ajaloo käiku otsustab lahing. Tuleks pidada Utmani pooldajate ja Ali pooldajate vahel lahing ja see peab otsustama. Aga see, et Ali hakkas pidama läbirääkimisi, see tähendab seda, et Ali ei usalda Jumalat, vaid võtab selle asja enda kätte. Ja see tähendab seda, et Ali on tegelikult uskmatu. Me teda küll toetasime alguses, aga nüüd pidades läbirääkimisi, oleme me aru saanud, et ta pole mingisugune õige usklik. Ta ei usalda Jumalat. Ja niisugune grupp eraldus Ali pooldajate hulgast, neid nimetati tol ajal haridžiidid, eraldunute partei. Nad olid eraldi sõjaväeüksus, tekkis sõjaline konflikt haridžiidide ja Ali pooldajate vahel. Haridžiidid said lüüa ja kui nendest rahuläbirääkimistest vastastega Utmani pooldajatega Alil midagi välja ei tulnud, siis ta valmistus minema oma pooldajate väega Utmani pooldajate vastu, kelle keskuseks, ta võiks öelda lausa pealinnaks või kujunevaks pealinnaks oli Damaskus tol ajal. Ta otsustas minna Damaskusesse, aga enne kui ta teele jõudis asuda,
tapeti Ali ära, tapeti just nimelt ühe Haridžiidi, tema endise pooldaja poolt, kes oli temast pettunud. Haridžiidi poolt tapeti ära ja kogu selle esimese kodusõja tulemuseks oli see, et islamimaailmas tol ajal ta kujunes, paisus, kasvas alles. Selles kasvavas islamimaailmas võim läks Uthmani järeltulijate kätte. Veel üks märkus nendest tänapäeva ibadiide, keda ma siin mainisin, see väike, 2 suurt haru, 2 jämedat paksu haru ja siis see pisikene, teenikene islami vana haru, ibadiidid oletatavasti ongi haridžiidide järeltulijad. Niimoodi väga rõhutatult religioossed ja kõlbelised maksimalistid. Niimoodi. Kui nüüd Ali oli tapetud, siis lõpuks jäid võimule Uthmani pooldajad ja seda nende valitsusaega nimetataksegi Umayadide kalifaadiks. 661 sai surma või tapeti Ali ja Umayadide kalifaat kestis kuni aastani 750, kui üks teine perekond oma paljude pooldajatega tõukas Umayadide kaliifid troonilt. Nende pealinnaks oli Damaskus ja järgmine kaliifi perekond Abbasiidide kalifaat, Abbasiidid liikusid juba Iraagi aladele, aga see on teine teema, seda me täna pikemalt ei vaata. Tol ajal, kui see Umayadide kalifaat sündis ja kui Ali pooldajad olid esimeses kodusõjas lüüa saanud, neil ei olnud pärast Ali surma sobilikku juhti. Ali vanem poeg Hassan, tema keeldus poliitilisest juhtimist, ta on šiitide meelest, ta oli imaam, õpetaja, juht, religioosne juht, aga mitte kaliif. Kaliifiks ta ei pretendeerinud olema. Aga Alil oli veel teisi poegi olemas ja neist välja paistis just nimelt Ali noorem poeg, mitte noorim, tal oli veel teisi poegi, aga Hassani järgi oli järgmine poeg Hussain ja Hussainiga seoses tekkis vast sündinud islamimaailmas teine kodusõda. Nimelt Alil, nagu ma ütlesin, oli olemas ka pärast tema surma oli terve hulk moslemeid, kelle meelest ikkagi Ali või tema perekonnaliikmed peavad olema moslemite juhid. Ja selliseks keskuseks kujunes välja Kufa linn. Ta on siin tänapäeval, Kufa on kusagil umbes Iraagi keskel Bagdadist edela poole, kuskil orienteeruvalt 150 kilomeetrit edela poole. Kufa linn kutsus Ali teise poja Hussaini, kes resideeris, siin ei ole olemas peal, aga ta oli Mekas, kutsus Mekast enda juurde, Kufa moslemid kutsusid Hussaini enda juurde, et ta saaks nende emiiriks, nende juhiks, lootuses ilmselt, et temast saab lõpuks, Hussainist saab lõpuks kõigi moslemite juht. Hussain asuski teele oma pooldajate salgaga Mekast Kufa poole, mitte väga kaugel Kufast
mitte väga kaugel Kufast kohas nimega Karbala. Karbala, see on nii Kufa kui ka Karbala on väga olulised kohad šiiitlikus maailmas. Karbalas toimus üks väga oluline sündmus šiiitide jaoks. Kui Hussain oma pooldajaskonnaga liikus Mekast Kufasse, kuufalaste kutsel, siis loomulikult Damaskuses valitsevad umayyadid said seda teada ja nad saatsid oma väe Kufa suunas ja nende Damaskusest tulnud vägede ja Hussaini pooldajate vahel toimus lahing just nimelt Karbalas ja Hussain sai lüüa, Hussain tapeti ära ja sellega oli omal moel see teine kodusõda. Tõsi, see kodusõda imitses veel edasi mõnda aega, aga põhimõtteliselt olid Ali pooldajad saanud jällegi lüüa. Karbala on üks olulisemaid, nagu mainisin, üks olulisemaid šiiitide pühilinnu. Sellepärast, et see Hussaini langemine seal lahingus, see on šiiitide, eelkõige just, kõikide šiiitide, aga eelkõige just 12. imaami šiiitide, kes domineerivad Iraanis, nende jaoks on ta eriline sakraalne sündmus. Prohveti tütrepoja tapmine, see on religioosse tähendusega. Seda tapmist, seda tähistatakse šiiitlikus maailmas igal aastal. See on niisugune, kui te võib-olla olete näinud videodes kusagil seda, kuidas šiiidi mehed ennast veristavad nugadega näiteks või piitsadega ennast nuhtlevad. See on üks osa šiiitluse vagadusest. Enamus šiiitlikke mehi ei verista ennast ja enamus šiiitide mehi ei peksa ennast ka piitsaga. See on nüüd, ütleme, niisugune eriti vagade šiiitide tegevus, aga selle põhjuseks loetakse seda, et meie kanname tegelikult vastutust selle eest, et meie imaam, meie kolmas imaam Hussain tapeti ja tema perekond tapeti peaaegu kõik ära. Et me peame ennast karistama sellepärast, et meie oleme selles süüdi. Ükskõik, see on niisugune süümõiste, et loomulikult tänapäeva šiidid ei saanud olla süüdi ajaloolises mõttes, aga põhimõtteliselt religioosselt nad tunnetavad oma süüd ja vastutust selle eest. Nii et Karbala on oluline koht ja Kufa on ka šiiitide jaoks üks pühadest linnade. Šiiitide, kuigi nad tänapäeval domineerivad Iraanis, siis enamus nende pühilinnu on just nimelt Iraagi territooriumil. Aga sellest kunagi edaspidi. Selleks ajaks, kui Hussain suri, selleks ajaks me üldse selle teise kodusõja ajaks me võime öelda, et šiiitlus oli välja kujunenud kui vähemalt religioonipoliitiline grupp. Šiiitlus on araabia keeles šiiatu Ali, mida võiks tõlkida Ali pooldajad, Ali järgijad, Ali erakond. Üldse see Ali kuju on religioonilooliselt erakordselt produktiivne. Ali on muutunud erakordselt tähtsaks tegelaseks. Ta on väga tähtis 12. imaami šiitluses.
Aga ta on veel ekstra tähtis näiteks veel niisugust radikaalsematest šiitlikest gruppidest, nagu näiteks alaviidid, kelle juurde me Süüriasse jõudes, keda me vaatame lähemalt, alaviitide jaoks on Ali palju olulisem kui prohvet Muhammad. Ta on sisuliselt jumalikustatud. Aga jällegi temast edaspidi, aga Ali tuleks meelde jätta, et ta on ülimalt oluline, vähemalt osas, ta on oluline kõikide moslemite jaoks. Ali on oluline ka sunniitide jaoks, sest ta kuulub ka sunniitide jaoks kuulub ta nelja õigesti juhitud kaliifi hulka. Aga šiitide jaoks on ta esimene imaam ja imaamidest räägime kunagi tulevikus. See imaamide kontseptsioon, mille kohta kasutatakse mõistet ka imamoloogia, nii nagu on kristoloogia kristlastel või pneumatoloogia, nii on või antropoloogia nii olemas veel, aga nii on ka imamoloogia, see on šiitide õpetus, teoloogiline õpetus imaamist. See imamoloogia, see kujunes alles hiljem välja. Aga põhimõtteliselt selle teise kodusõja lõpuks, 7. sajandi lõpuks olid käima pandud arengud põhimõtteliselt kahes olulises mastaabis, kahes eri suunas, sunniitluse suunas ja šiiitluse suunas. Sunniitlus iseenesest, see põhiarusaamad sunniitlusest kujunesid välja kuskil umbes vahemikus aastast 700 kuni 1000, kui kasutada meie aja arvamist, mitte islami aja arvamist. See on siis ka periood või ajastu, millal kujunesid välja hadiitid. Hadiit on väga oluline kirjandusžanr nii sunniitlikus maailmas kui ka šiiitlikus maailmas. Hadiitid on eelkõige prohvet Muhammadi ütluste ja tegude kogumikud. Koraan on tekst, mille Muhammad, mis talle väidetavalt ette dikteeriti ja mille ta jättis maha endast, aga pärast tema surma koguti kokku ta kaaslaste mälestusi ja kaaslaste õpilaste mälestusi ja lugusi prohvetist ja need koguti erinevatesse kogumikesse, mida tuntaksegi hadiiti nime all. Ka šiitidel on oma hadiitide traditsioon olemas nii prohvet Muhammadi kohta kui ka imaamide kohta, Ali kohta ja Ali järglaste kohta. Nii, ja nüüd läheksime natukene konkreetsemaks sunniidid Liibanonis või sunniitlus Liibanonis. Sunniitlus iseenesest on maailmas kõige suurem islami haru, kuskil umbes hinnanguliselt 85-90% moslemitest on sunniidid. Ja sunniitide osakaal ka Liibanonis on suhteliselt suur. Kuskil kui aastal 1921 oli sunniitide osakaal üldse Liibanoni elanikkonnast 21%, siis praeguste hinnangute kohaselt praegused hinnangud on üsna erinevaid tegelikult. Üsna erinevaid, aga kuskil umbes 26-27% Liibanoni elanikest on ilmselt sunni moslemid. 1943 sõlmitud rahvusliku lepingu kohaselt peaks olema ja tavaliselt ka on, mul ei tule ükski erand praegu meelde, aga neid vahepeal on vaheldunud, nii et ma
päris absoluutse kindlusega või öelda, aga minu arvates vist ongi kõik peaministrid Liibanonis on olnud sunni moslemid. Nii nagu selle lepingu kohaselt president peaks olema maroniit, kaitseväe juhataja druus, peaminister peaks olema sunni moslem. Meil oli siin eespool on ka juttu olnud, kui ma andsin lühiülevaate geograafiast, kus kohas sunnisid on kõige rohkem, see kaart on vist parem, jah. Mida tumedam sinisem, selle kaarti peal, seda suurem on sunni moslemite kontsentratsioon. Üks koht eriti ei paista välja, see on siin Beirut, pealinnas. Pealinnas on neid väga palju, pealinnas on kusagil umbes 45% Beiruti elanikkonnast, jällegi hinnanguliselt on sunni moslemid, aga neid on väga suur hulk siin üleval põhjas Tripoli ümbruses ja veelgi Tripolist põhja pool. Neid on mingi osa on ka Bekaa orus, see tähendab Liibanoni ja anti-Liibanoni kahe mäestiku vahelises orus ja need eestlased, kes seal kunagi ära rööviti, need minu teada, minu informatsiooni kohaselt neid röövisid ka ära sunni moslemid. Ja, seda küll jah, aga nad olid, ega siis sunni ja šiiitluse moslemid koos ei röövi, nad röövivad teineteist, aga mitte koos, eks ole. Jah, see oli sunnide töö, Bekaa orus vist juhtus see asi. No veel märgin ära seda, et meil on siin, varem oli juttu ka, et Liibanon esialgu oli olemas Liibanoni mäe emiraat 17., 18., 19. sajandil siin mägedes. Ja see emiraat, kui Süüria, ajalooline Süüria koos Liibanoniga läks pärast esimest maailmasõda prantslaste mandaadi alla, siis Liibanoni mäe maroniitide erilisel soovil, prantslased panid Liibanoni territooriumi juurde veel ka siin põhjapoolseid alasid ja Bekaa oru ja ühesõnaga, prantslased tulid maroniitide soovile vastu, aga tulemuseks oli see, et Liibanonis koos enne juurde tulnud territooriumiga tuli ka suurel hulgal moslemeid, nii palju rohkem moslemeid kui kristlasi ühines ja see on ka üks neid eeldusi, miks moslemite osa on tänapäeval palju suurem, kui ta vanasti oli. Kui maroniidid oleks väga leppinud oma Liibanoni mäe territooriumiga, siis tänapäeval ilmselt oleks moslemite osakaal tunduvalt väiksem nende riigis. See, et need moslemid siin liideti Liibanoni aladega, see muidugi omal moel pahandas neid moslemid, eriti sunniite, sellepärast, et nad pidasid ennast pigem Süüria araablasteks, mitte liibanonlasteks ja Liibanoni sunniitide identiteet, muidugi ta on aja jooksul nüüd pärast teist maailmasõda aegamööda muutunud, aga ta on, vähemalt alguses oli ta hästi tugevalt, nad ei saanud aru, miks peaks olema mingisugune Liibanoni riik üldse, nemad pidasid ennast süürlasteks, Süüria araablasteks ja nende identiteet oli ja teatud määral on siiamaani Süüria identiteet, erinevalt maroniitide ja druuside identiteedist, kes peavad ennast liibanonlasteks. Aja jooksul on muidugi asjad natukene muutunud ja sunniitide juures on veel üks oluline tegur, mis on nende psüühikat ilmselt mõjutanud ja mis on mõjutanud ka näiteks Terra Sancta sunniitide
sunniitide hoiakuid. Kuni Esimese maailmasõja lõpuni olid nad sealkandis sunniidid, olid Osmanite impeeriumil priviligeeritud seisundis. Nad olid valitsejad, nad teadsid seda, et nad on tublisti üle 1000 aasta valitsenud sealkandis ja nende ettekujutlusse ei mahtunud ja tõenäoliselt ka tänaseni ei mahu see arusaam, et teised võivad ka valitseda, et Liibanonis võivad maroniidid valitseda hoopis ja Terra Sanctal võivad juudid valitseda. See on omal moel, kui on olemas, on räägitud mõnikord rahvaste alaväärsuskompleksist, siis me võime mõned teiste puhul rääkida üleväärsuskompleksist. Me oleme alati valitsenud, kuidas siis niimoodi, miks me enam valitseda ei saa. See võis olla ka näiteks osadel balti sakslastel kunagi või õigem on öelda saksa baltlastel. Nad ise ei pea, vähemalt vanemad põlvkonnad ei pidanud ennast sakslasteks, vaid nad pidasid ennast baltlasteks. Saksakeelseteks baltlasteks, kelle kõrval olid olemas ka eesti- ja lätikeelsed baltlased, aga see üleväärsuskompleks võis mõnele ka seal omane olla. Niimoodi. Sunni moslemitel Liibanonis on ühest küljest üsna tihedad ja head sidemed Saudi Araabiaga. Saudi Araabia on toetanud erinevaid liikumisi, mõnikord lausa vastandlikke liikumisi Liibanoni sunniitide hulgas. Teiselt poolt, nagu ma ütlesin, nendel Liibanoni sunniitidel on teatud ajalooline Süüria identiteet. Nad ei saa aru, miks seda Liibanoni üldse tarvis on. Pigem võiks olla üks tore, ilus Süüria riik. Tõsi, seda on viimase 50 või 60 aasta jooksul on seda Süüria identiteeti aidanud murendada Süüria Araabia vabariigi poliitika, mis ei ole olnud eriti sunniidi sõbralik. Mis ei ole sunniidi sõbralik olnud, mida nimetatakse mõnikord väga alaviitlikuks, aga ega seegi vist päris kindel ei ole. Ta on, ütleme, see Assadi perekonnavalitsus, nad olid alaviidid. Aga nii vähe kui mina tean Süüria asjadest, nad ei rõhutanud oma alaviitideks olemist, pigem nad rõhutasid oma riigi sekulaarsust. Ja see sekulaarsuse rõhutamine loomulikult ei ole imponeerinud sunniitidele ei Süürias ega ka mitte Liibanonis. Seetõttu Liibanoni sunniitidel on niisugune ambivalentne hoiak Süüria suhtes tänapäeval. Mida sellest edasi saab, eks seda aeg näitab. Nüüd, nagu siin öeldud, sunniitide käes on peaministri koht Liibanonis. Liibanon on olnud ja püüab olla euroopalikult parlamentaarne riik. Mõnikord on tal see õnnestunud, mõnikord mitte. Ja see tähendab ka seda, et kui on peaminister, siis peaks olema ka peaministril oma erakond. Ja tõepoolest Liibanonis on sunniitidel olemas oma spetsiaalselt sunniitlikud parlamendi erakonnad, kes püüavad tegutseda poliitiliselt nii nagu Prantsusmaagi tegutseb. Prantsusmaa on suur eeskuju Liibanonile olnud juba pikemat aega. Ja kui tahta rääkida nüüd viimase 50 aasta sunniitide poliitilisest tegevusest, siis tuleks nimetada niisugust Liibanoni poliitikut nagu Rafik Hariri. Rafik Hariri, ta on surnud, ta tapeti ära, nii nagu Liibanonis viimase 50 aasta jooksul väga paljud poliitikud on tapetud, kui nad ei ole just põgenenud Tuneesiasse näiteks.
Hariri ta oli üks jõukamaid mehi, tal vist minu mäletamist mööda, tal oli rohkem kui üks kodakondsus, tal oli Liibanoni kodakondsus ja tal oli Saudi Araabia kodakondsus, ta ajas väga edukalt Saudi araablastega nii poliitilisi asju kui ka äriasju, ta oli edukas ärimees, tema oli ka üks neid poliitikuid, kellel oli väga suur roll Liibanonis rahu saavutamisel kodusõja lõpus eelmise sajandi 90. aastate alguses. Ta oli, ütleme niimoodi, et ta oli mõõdukas sunniit, kes püüdis, oli küll ühest küljest sunniit, aga teisest küljest püüdis rahulikult asju, poliitilisel tasemel asju lahendada ja ta oli, ma ütlesin, et sunniitidel on üsna tugev niisugune Süüria identiteet olnud, aga tema oli, vaatamata sellele Süüria identiteedile, oli ta väga kriitiline Süüria-Araabia vabariigi vastu, sest et kuni tema surmani 1976. aastast, tähendab Liibanoni kodusõja praktiliselt algusest peale kuni Hariri mõrvamiseni sai Liibanonil osaks Süüria okupatsioon. Kui Hariri mõrvati, siis üsna ruttu, või ma arvan, et algusest peale juba ilmselt oli selge, kelle huvid on seal mängus tema mõrvamisel. Süüria Araabia vabariik, kas riigi juhtimise tasemel või mõne julgeolekuorganisatsiooni tasemel oli selle mõrva tellija, see sai ka rahvusvaheliselt tuntuks ja nii rahvusvaheline surve kui ka hiiglaslikud demonstratsioonid Liibanonis eneses saavutasid selle, et Süüria lahkus Liibanonist. Nii et seda nimetatakse seedrite revolutsiooniks Liibanonis aastal 2005-2006 ja tema surm, tema mõrv oli mõnes mõttes selle hinnaks, et saadi süüdlastest lahti. Nii et suur osa sunniitidest, aga mitte kõik, suur osa sunniitidest on niisuguse mõõduka poliitika, mõõduka kooseksistentsi poolt Liibanonis. Teine väga oluline sunniitide institutsioon, mida tuleks mainida, on Dar al-Fatwa. Dar al-Fatwa, see on neid Dar al-Fatwasid või sarnaseid institutsioone on Lähis-Ida teisteski riikides, mõnedes riikides olemas. Need on sunniitide usuline organisatsioon, ta on omal moel seadusandlik organisatsioon, ta annab välja konkreetseid fatvasid, konkreetseid otsuseid usulises valdkonnas, religiooni valdkonnas, aga samuti see organisatsioon tegeleb ka sunniitlike koolide ja mošeede ülevaatamisega Liibanoni vabariigis. Ta püüab kujundada niisugust sunniitlikku domineerivaid hoiakuid ja selle organisatsiooni juht on suur mufti. Tänapäeval on see Abdul Latif Deryan. Meil oli suur muftist juttu Jeruusalemma puhul, kus kahe sõja vahel oli seal eriti markantne, pigem negatiivses mõttes, suur mufti, Hitleri sõber. Tänapäeva Liibanoni suur mufti Abdul Latif Deryan, teda peetakse väga mõõdukaks. Ta püüab summutada ekstreemseid liikumisi Liibanoni sunniitluse hulgas ja millised on need ekstreemsed liikumised? See on mujalgi sunniitlikus maailmas leviv salafism. Salafismist oli meil pisut möödaminnes juttu ka siis, kui me rääkisime Marokost. Salafism on niisugune
niisugune liikumine, mis püüab sunniitliku maailma tagasi viia just nimelt esimeste põlvkondade islamimaailma. Muhammad ja tema lähimad järeltulijad sellesse maailma, see on see omal moel niisugune konservatiivne liikumine, eks ole, ja konservatiivsetel liikumistel alati on olemas, tihti on olemas muistne ideaalne maailm, kuhu tuleb tagasi pöörduda. Muistne ideaalne maailm, kus kõik asjad oli hästi, kus päike oli palju ilusam ja suved olid palju pikemad ja inimesed olid palju religioossemad ja kõik olid korralikult õigesti religioossed Muhammadi eluajal ja tema järel lähema kolm põlvkonda pärast Muhammadi. Ja salafistliku liikumise, kui hästi lühidalt öelda, siis arusaam on see, et kõik, mis pärast seda neid esimesi põlvkondi on toimunud islamimaailmas, islami teadus, islami filosoofia, kirjandus, islami õigus, sufistlik liikumine, islami müstika, kõik need on kurjast, need on juba ära langemised, me peame tagasi minema sellesse algsesse olukorda, kus kõik oli hästi, aga see tähendab seda, et kõik, mis vahepeal on juhtunud, kõik see tuleb ära unustada, ära kaotada. Ja see on muidugi lihtsustatud skeem, mis ma siin praegu esitan. Igal inimese, iga liikumisi on üsna palju. ISIS on näiteks üks selle salafismi ilminguid. Selle ajalooline, ajalooliselt oluline salafismi kuju kannab nimetust vahhabism. Vahhabism, mis tekkis 18. sajandil Saudi Araabias ja kui me ükskord Saudi Araabiasse peaksime jõudma, siis me vaataksime seda vahhabismi natuke lähemalt, aga sarnased liikumisi on ka Indias 19. sajandil tekkinud või ütleme Lõuna-Aasias, tänapäeva Pakistani aladel ja neid on mujalgi ja salafismi jaoks mitte ainult sufism ja filosoofia ja teoloogia ei ole kurjast, vaid ka šiiitlus on kurjast. Ja veel kuskil 60. aastatel, 70. aastatel, 80. aastatel salafism ei olnud eriti suur levik Liibanonis. Aga edaspidi hakkas ta levima ja muutus üha populaarsemaks. Mis olid selle põhjused? Üks põhjus, miks ta tekkis, miks ta läks ta oli olemas, aga ta ei olnud populaarne. Miks ta populaarsus kasvas? Üks põhjused oli see, et šiiitidel tekkis Hezbollah liikumine, mis on sõjakas šiiitlus. Ja see salafism on sõjaka šiiitlus, igasuguse šiiitlus, sealhulgas ka sõjaka šiiitluse vastane, see tähendab salafistlik liikumine Liibanonis on Hezbollah vastane liikumine. Teine põhjus, teine tegur, mis on inspireerinud Liibanoni salafistlikku liikumist, on Süüria kodusõda. Süüria kodusõja, mis võib-olla on nüüdseks lõppenud, aga võib-olla mitte. Süüria kodusõja üks pool oli perekond Assadi pooldajad, igasugused pooldajad, sealhulgas ka Hezbollah, kes teda toetas ja Iraagist saadud igasugused toetused, etc. Aga teine põhivastane ei olnud mitte lääne mõttes demokraatlik Süüria liikumine, vaid tema põhivastane oli ikkagi salafistlik Süüria, Süüria salafistid ja see Süüria salafismi tõus, levimine just nimelt selles Süüria kodusõja ajal teatud määral on inspireerinud ka Liibanoni salafistlikku liikumist. Nii et salafism on suhteliselt populaarseks muutunud. Kui me rääkisime Marokost, siis ma vist mainisin ka seda, et üheks niisuguseks mõõdupuuks või näitajaks või
parameetriks, mis näitab, kui kaugele, kui populaarne, kui edukas salafism ühes või teises islami sunniitlikus ühiskonnas on. Üheks selliseks parameetriks on see, et kui populaarne on sufistlik liikumine. Need on nagu vesi ja tuli, kui väga piltlikult öelda. Sufistlik liikumine, salafism on põhimõtteliselt sufismi vastane. Sufism on paganlik arusaam, hereetiline arusaam, hereetiline polüteistlik arusaam, sest sufistlikus kultuuris käiakse ju surnud, aga mõnikord ka elavate pühakute poole kummardamises. See on salafismile täiesti vastuvõetamatu. Ma toon siin ühe teoloogilise erinevuse salafistliku islami arusaama ja sufistliku islami arusaama vahel. Mõlemad on sunniitluse sees. Šiitluses on väga vähe sufismi, aga see on eraldi hoopis suur teema. Ma toon näite niisuguse asja kohta nagu tauhiid. Tauhiid, mõnikord kirjutatakse tauhiid, see on islami kontseptsioon, islami arusaam monoteismist. Rõhutatud islami jaoks on monoteism erakordselt rõhutatud teoloogia osa. See, et Jumal on üks, Jumal on ainus, ainujumal, ei ole Jumalat peale, kuidas seda eesti keeles öelda? Ei ole Jumalat peale Jumala. Inglise keeles on, ma olen inglise keeles leitakse ka, there is no God, ja God edasi, aga seal võib öelda, et see Allah ei ole peale Allahi teist ühtegi Jumalat. Allah on tegelikult Jumal koos artikliga, the God võiks öelda. Ei ole Jumalat peale selle Jumala. See on niisugune kontsentreeritud tavhiid, aga tavhiid on loomulikult lai teema, mille kohta islami teoloogid on kirjutanud pakse köiteid. Salafistlik arusaam. Mõlemad, nii salafism kui sufism aktsepteerivad seda tavhiidi. Ei ole Jumalat peale Jumala. Mõlemate jaoks on siis ennast mõistetav. Jah, nii ongi ju. Aga see, kuidas seda mõista, seda võiks seletada umbes niimoodi, kui lühidalt öelda. Salafistliku arusaama jaoks on see Jumal, peale kelle ei ole ühtegi teist Jumalat. See Jumal on täiesti erinev Jumal. Saksakeelne termin selle kohta on, teoloogia termin on ganz andere. Jumal, see tähendab Allah, on täiesti teistsugune. Ja ei ole vahendajat minu ja Allahi vahel. Minu ja selle Jumala vahel ei ole vahendajat olemas. Ei ole inimese ja Jumala vahel vahendajat olemas. Sufistlik interpretatsioon on natuke teistsugune. Ja võib-olla, et kõige huvitavam minu jaoks, kõige niimoodi, ühest küljest nagu ekstreemsem, aga kõige huvitavam interpretatsioon sellest on see kuulus sufistliku müstiku Ibn Arabi väide. Jumal on ookean ja inimene on laine selles ookeanis. See tähendab seda, et Jumal on ainujumal, aga Jumal on üldse ainueksistents, ainureaalsus. Kõik muu, mis on, ei ole reaalsus. Ja see tähendab ka seda, et polegi midagi muud kui ainult Jumal. See on mitte ainult, pahatahtlikult öeldes, see on monism. Jumal ainult eksisteerib ja kui ainult Jumal eksisteerib, siis ma ei saa ju reaalne olla, ma olen ikkagi kuidagi Jumala mõte või midagi niisugust, eks ole. See tähendab seda, et sufismi jaoks, sufistliku monoteismi jaoks ei ole sellist, võiks öelda, et Jumal on ainukene, etc., aga mina olen tema naeratus võib-olla või grimass või paremal juhul naeratus, eks ole.
et seda vahet, see maailma nägemine, Jumala nägemine, teoloogia on sufismis ja salafismis, mõlemad on sunniitluse sees, aga nende arusaamad on üsna erinevad. Nii, kuidas siis on Liibanonis sufismiga ja salafismiga? Meil oli Maroko puhul juttu, et praktiliselt Marokos domineerib sufism, seal on väga vähe salafismi ilminguid. Liibanonis on üht ja on teist. Paljud sufistlikud ordud või vennaskonnad tegutsevad edasi, nii nagu nad on sajandeid tegutsenud. Tõsi, tuleb tunnistada, et nad ei õitse enam, nad ei ole enam nii populaarsed, nagu nad kunagi on olnud. Väidetakse, et eriti just noorema põlvkonna sunniitide juures on sellised poliitilised huvid astunud esile, poliitilised huvid, millele sufism tegelikult ei anna mingisuguseid erilisi vastuseid. Või õigemini annab küll vastuseid, aga need vastused on niisugused, mis vähemalt tänapäeva Liibanoni noori moslemeid ei rahulda. Küll aga salafism, millel on oma poliitilised programmid. Salafism ei ole ka monoliitne liikumine, seal on väga erinevaid, seal on väga kvietistlikke, väga rahumeelseid ja väga sõjakaid suundi olemas. Aga ometi salafism suudab anda või vähemalt püüab anda, teeb näo, nagu ta annaks, poliitilisi või vastuseid poliitilistele küsimustele. Nii, ma siin lõpetaksin täna ära sunniitluse ja järgmine kord me läheksime siis Liibanoni šiiitide juurde. Suur tänu!